Minibypass sobib kõikidele inimestele, kellel on tegemist haigusliku rasvtõve, metaboolse sündroomiga ja eriti hästi ka nendele, kellel on tegemist diabeediga. Kui võrrelda nüüd tavalist klassikalist bypassi ja minibypassi, siis kõige suuremaks erinevuseks nende operatsioonide puhul see, et minibypassi puhul on tegemist ühe ühendusega uue väikese mao ja peensoole vahel ning tavalise bypassi puhul on tegemist kahe ühendusega peensoole ja mao ning peensoole ja peensoole vahel. Minibypassi puhul on tegemist kahte kaalu langetamist soodustava mehhanismiga. Esiteks on inimese oma maost moduleeritakse piklik ja väike uus magu ja osa peensoolt samuti lülitatakse seedimisest välja. Seega siis inimene ei saa süüa palju, kuna tegemist on väikse maoga ja samuti ei toimu kõikide toitainete seedimist. Mõlemad mehhanismid on iseloomulikud ka tavalise bypassi puhul, kuid nagu ma juba ütlesin, see erinevus põhiliselt on selles, et tegemist on ühe ühendusega ainult mao ja peensoole vahel. Minibypassi puhul on tegemist suhteliselt uue operatsioonimeetodiga, mis on küll kasutusel aastast 1997, kuid laiemalt kasutusele võetud alles mõned aastad tagasi. Minibypass on selle operatsiooni nimi sellepärast, et tegemist on minimaalse traumaga tehtava bariaatrilise operatsiooniga, mis tagab ka selle, et on operatsiooni järgselt suhteliselt vähe komplikatsioone, operatsioon on turvaline ja lihtsamini teostatav. Oodatav kaalulangus minibypass operatsiooni järgselt on 70–80% ülekaalust, kuid üksikutel juhtudel ka kuni 90%. See saavutatakse kuskil aasta-poolteist jooksul. Üksikutel juhtudel võtab aega kuni 2 aastat. Minibypass operatsiooni järgselt tuleb samamoodi tarvitada mineraalaineid ja vitamiine nagu tavalise bypassi operatsiooni järgselt. See on siis esialgselt ka maokaitsevahendid 3–6 kuud, lisaks siis polüvitamiini, rauda, kaltsiumi, D-vitamiini ja B12 vitamiini vastavalt eelnevalt saadud ordinatsioonile. Operatsioon on suhteliselt ohutu, kuna trauma on väiksem kui tavalise bypassi puhul ja tegemist on ainult ühe ühendusega väikese mao ja peensoole vahel, siis on ka komplikatsioonide ja muude tüsistuste hulk oluliselt väiksem. Samuti on ka paranemine kiirem ja üksikutel juhtudel lubame patsiendi koju juba järgmisel päeval pärast operatsiooni. Ja minibypass operatsioon on ka seetõttu suhteliselt hea operatsioon, et minibypass operatsiooni järgselt on võimalik teha tavalist bypass tüüpi operatsiooni, kuid on võimalik ka täielikult anatoomiat tagasi pöörata, see tähendab viia organism sellisesse seisundisse nagu üldse enne operatsiooni. Selles suhtes mõjutab operatsioon kindlasti rasestumist, et kui seoses ülekaaluga oli rasestumine küllaltki keeruline, siis pärast kaalu langetamist võib see tulla küllaltki kergelt. Kuid rasestuda ei soovitata enne aastat-poolteist pärast operatsiooni, kuna sel ajal toimub kõige suurem kaalu langetamine. Minibypassi operatsiooni taastumise aeg on küllaltki kiire, kuna tegemist on turvalise operatsiooniga. Tavapäraselt 2 ööd peaks patsient olema haiglas, 2 nädalat kodusel ravil ja 3–4 nädala pärast võib hakata tegelema aktiivselt spordiga, tavaellu astumisega ja loomulikult peaks ta järgima meie bariaatriõe poolt antud toitumissoovitusi. Kõige olulisem on ikkagi muuta oma elustiili, nii palju kui võimalik süüa väikestes kogustes,
tervislikult liikuda palju ja jälgida meie poolt antud juhiseid edasiseks. No, minibypass operatsiooni puhul peaks silmas pidama samu asju nagu teiste bariaatriliste operatsioonide puhul. Võtta tavapäraselt oma ravimeid, et arsti informeerima mingitest spetsiifilistest ravimitest, verevädedatest ja seda saab konsultatsioonil kõik juba selgitada, kuidas käituda vahetult enne operatsiooni.